samal ajal hakkas tegelema enda abikaasas fotograafiaga, tegi väga palju pilte. Meil on need pildid, kus me koolid elektrit sisse. Ja kuna siin viimastel aastatel on meil siin sellised kontsertüritusi ja muusikaga seonduvaid üritusi päris mitu olnud ja need samad inimesed, kes täna esinevad, siin Robert ja Kaido on nendega seotud olnud, siis mõtlesimegi neid nagu esinema kutsuda. Ja meil on väga hea meel, et teid tuli siia ja et teil see koht korda läheb ja mis sa soovid? Head kuulamist. Et siis 5 aasta pärast teeme vägevamalt. Tuleme kindlasti. Või varem teeme veel midagi ägedat. Ja kui tulete suvel kanuutama või siia lihtsalt aega veetma, et ega selle turismiga ongi nii, et see praegu tegelikult see turismi ettevõtlus, mis me siin teeme, see aitabki seda maja nagu korras hoida ja siin toimetada, et olete alati teretulnud siia. Et aga head kuulamist. Ja Eesti rahvuslinn on Ivo linna. Eesti rahvusmänd on Heljo mänd. Eesti rahvusmägi on Arvo Kukumägi. Eesti rahvuskivi on Kivirähk. Eesti rahvuslaid on Kersti Kaljulaid. Eesti rahvusrinne on Artur Rinne. Eesti rahvuskatk on Katku Villu. Eesti rahvusmuna on Muna Jaan. Eesti rahvustunne on muretsemine. Eesti rahvusnägu on lagunevad hambad. Eesti rahvuslik uhkus on väikene puhkus. Eesti rahvusülikool on saun. Eesti rahvalaul on kiun. Eesti rahvustants on tants aurukatla ümber. Eesti rahvusmull on Värska vesi. Eesti rahvusriik on seeneriik. Eesti rahvusmoor on kunks. Aga tegelikult muidugi on Eesti hoopis pisike kartulikummardajate maailm. Paljud väärt mõtted on meile elu jooksul tulnud üle kartuli. See tähendab üle kartulipõllu kaugusse vaadates. Võtta mõnel suveõhtul, aidatrepil jalgu puhates lonks külma kaevuvett ja mõelda maailma asjad üle järele. Üle kartuli muidugi. See on hea. Eesti on vahest üks väheseid paiku, kus maastikud on säilinud samasugustena keele sünniaegades saati. Kõik need suminad, virinad ja võrinad on meie metsikuvõitu maastike helipildis ikka veel olemas. Eestis on alles võib-olla maailma kõige vanemad keelemaastikud. Ja kõik meie vanemad lood on pisut unenäolised. Äkki olemegi Euroopa viimased uneskõndijad. Selliseid on õige vähe järele jäänud. Metsad on siin unenäolised. Unenäoline on ka eesti keel. Ja õige elamise tunne on see, nagu kukuks tagurpidi sirelitesse.
käes puust mõõk.
Oh, kui paljud näevad oma vaimusilmas kallist vanaema, kes end ühel surnuaiapühal keset suurt suve kogemata kalmistule kinni riisus. Kuidas me küll mäletame neid hoolega rehitsetud hauaplatse, raudreha pintslitõmbeid tuhmunud liival ja meenutame kimbatuses vanaema, kes tõstab pilgu hauaplatsi tagumises nurgas ja märkab ehmatusega, et ta on taaskord ennast lootusetult kinni riisunud. Ja nüüd tuleb parim osa mälestusest. Vana inimene nõtkutab hetkeks põlvi ja sooritab ebainimliku hüppe, ripub hetkeks kaaluta olekus kalmukünka kohal, raudreha üles tõstetud käes nagu mammutiküti oda. Ja ennäe imet, memmeke maandubki hauaplatsi serva, jätmata kalmule ainsatki jälge. Meie muidugi oleme oma lendvanaemadega harjunud. Me ei tee tegelikult teist nägugi, kui mõni selline rehapihus mööda lendab. Aga vat välismaalased, nemad ei saa sellisest naljast kuidagi aru. Räägitakse, et kõige hullem olukord välismaalase jaoks ongi see, kui eestlane hakkab jälle mõnda anekdooti rääkima. Siis tuleb nimelt hoolega jälgida, millal ta lõpetab, sest ei ole kerge märgata, millal anekdoodiga ühele poole on jõutud. Sobiv juhtnöör on viisakalt naerma hakata, kui rääkija on juba paar minutit vaikinud või hoopis unele jäänud. Ja kui te kõhklete, kas naerda või mitte, ärge naerge, see ei ole üldse ebaviisakas. Eestlane, kes naljast aru sai ja kes ei saanud, nende käitumine ei erine niikuinii märgatavalt. Ja tõsi ta on. Eks eestlase hing on nagu turbasammal. Alt küll mädaneb, aga ülevalt kasvab mühinar rohelist juurde. Rahvas, kelle kõige kuulsam kirjandusteos on 5-köiteline soo kuivendamise käsiraamat, ei saa olla päris normaalne ja kas üldse peabki. Sõida tasa üle silla. Ongi kõik.